Tere, kuidas teil läheb? Joon siin hetkel valge tee jääteed ja tulen teie juurde, et teavitada teile mõndasid uudiseid. Nimelt mul on e-kursusena tulemas väga palju toredat, mis on minu südamest tulnud teile. Esiteks veebruari lõpuni on Reiki e-kursus veel soodsamalt. Vaata infot siin all infos. Ja on ka tulemas oraklikaardid kui teraapia. Ma isegi kutsuks seda oraklikaardid versus visioonitahvel kui teraapia. Ja veel üks väga põnev, mis on mulle tegelikult väga suur pühendumus olnud ja millest ma ise olen võitu saanud, on kaassõltuvusest vabaks, priiks, ehk siis lähisuhte sõltuvusest vabaks. See on siis nii vanemluse, lapse kui ka partnerite vahel, traumabondid ja nii edasi. Ja see ei ole mõeldud selleks, et lahku kedagi ajada, vaid et te saaksite iseenda juba suhte dünaamikas, võib-olla teil on 7 aasta kriis ja selline nagu eneseteostuse vajadus ka individuaalselt ja kooskõlas. See on, kas sa oled lahku läinud või te ei plaanigi lahku minna, igatahes kaassõltuvusest priiks on võib-olla tänapäeva ajastu selline suhte dünaamika, mille poole väga paljud liiguvad. Et see on selline sõltumatus, iseseisvus, aga samas ühendus, eks ju, austus ja isegi kui oled koos, elades igapäevaselt koos, on võimalik saada kaassõltuvusest vabaks, mis on eluterve. Nii et ka see on tulemas, anna teada, millist nendest 3 sulle e-kursusest meeldiks läbida. Anna mulle sellest teada, kontakt on mul siin all infos. Veel, mul on üks tore asi, nimelt kolimisega seoses tuli mul selline väike miniprojekt, et ma teen teile nagu nii-öelda pime kohtingu, blind date'i uue ringi raamatutega, väärtraamatutega. Ja ma pakkisin mõned teemad ära. Teemad on muide siia peale kirjutatud, erinevad teemad. Ja taha lisasin ka külluse raha afirmatsiooni lehekese, et sa saad selle välja lõigata ja endale panna kuhugi rahakoti vahele või kuhugi. Ja need on erinevad teemad ja saad tutvuda pildiga. Pildil on erinevad teemad kõik koos, mis praegu on saadaval piiratud koguses minu siin postitustest, YouTube'i postitustest. Kui sa ei leia, küsi otse. Valge tee, jäätee on nii hea ja mahe. Nii et 5 eurot on üks raamat ja see ongi erinevad kokkamisega, enesearenguga, reisimisega, afirmatsioonid, partnerlusega, erinevad sellised toredad, et kui sa armastad raamatuid, siis mul on viimasel palju nii palju ostetud neid raamatuid, aga kuna see on nii tore, selline põnev, meelelahutuslik programm, siis ma mõtlesin, et äkki sulle pakub ka huvi. Ja mis sõnum tahab läbi tulla? Hoidkem teineteist tuleb läbi. Vaatame, mis minu kaardid veel lisavad sellele. Hoidkem teineteist. Mis sa sellega all mõtled, teejuhid? Mis selle emotsionaalne heaolu, tulevik, vaimukas, värviteraapia. No ma ütleks ka, et raamatuteraapia, eks ju. Ja oraklikaardid, visioonitahvel kui teraapia. Eesmärgid. Hoidkem teineteist. Hoidkem kokku. Ja, et võib-olla see kaassõltuvus, vabadus on ka see, et naised ja mehed on erinevad ja vahel on vaja mõistmist ühel või teisel osapoolel, kui teine seda ei ole. See ei tähenda, et ta ei armasta, vaid lihtsalt ühed on mehed, teised on naised ja meil on vaja arutleda mingeid asju, mis on meie sees. Et me ei pruugi saada sama mõistmist näiteks
mees-naise vahel mingites teemades, aga mõndades teistes on väga arusaadav. Usaldan elu jõevoolu, et see kaassõltuvus ei ole nagu või kaassõltuvuse vabadus ei ole midagi, nüüd jääd nüüd milleski ilma või midagi, vaid see muudab meid küpsemaks, et me ja ootuste vabaks. Ja tegelikult siis muutub ka suhe intiimsemaks, usaldavamaks ja see on umbes nagu, et kõik kuldmunad ei panda ühte korvi, et mõlematel osapooltel on ka omad eneseteostuse projektid. Et see on pigem, mina leian, et kõik on nagu, see on kasulik kõigile, kui seda on ja see tekitab ka värskust suhtesse. Nii et ma ei leia, et ma oleks kaassõltuvusvastane, vaid ma tean, kui palju kasu sellest on. Just eriti peale seda 7 aasta kriisi suhetes ärgatakse sellele, et me oleme olnud kaassõltuvuses ja on sellised nagu piiri pealt, kas me läheme lahku või me nagu tegeleme individuaalselt ka eneseteostusega ja oleme ühenduses, et siin on nagu selline teema. Ja see on erinevatel inimestel erinev. Ja mina soovitan sul igasuguste sõltuvuste vastu aitab Reiki praktika. Ja ma olen koostanud sellise väga toreda programmi, kus on kaetud vaid kõige olulisem, kõige väärtuslikum, saad omas tempos seda vaadata, saad olla joondunud nii-öelda. Ka see, et kui näiteks lapsvanem, isegi laps on juba täiskasvanu, on liiga seotus või selline, see võib saada saatuslikuks ka partnerlussuhetes. Ja nüüd ongi see, et meil on nii väga tähtis teineteist toetada nendest protsessidest läbi. Ja mina saan olla sulle selleks tugipunktiks, ausaks, erapooletud vaatlejaks, tagasisidestajaks. Ja kuna ma olen selle teekonna ise läbi käinud ja ma nagu tean, kui palju küllust see loob. Jah. Et see tähendab seda ka, et kui keegi ühes dünaamikas, mis on varem olnud ühtmoodi, avaneb oma annetele, huvidele, eneseteostuse vajadusele, siis teine võib mõelda, et huvi minu vastu on kadunud või midagi. Aga see alati nii ei tähenda, vaid see tähendab seda, et üks osapool on kasvanud mingi muutus on tulemas siin seltskonnas ja ma tunnen, et need programmid või e-kursused, mis mina sulle siin pakun, kuidagi nagu toetavad seda muutust igati. Aitavad luua sulle kas fookust, kas tervendus, kas laevad siin selle eluvirvarris või aitavad tasakaalustada sind suhetes, aga säilitades oma individuaalsus, mis on hobusaasta see. Muide, minust homme on see Mao ja hobuse aasta ülemineku kuupäev. Ja ma pean ütlema, et mul on viimastel päevadel, võib-olla eelmisest nädalast juba, mõned päevad siin-seal, on olnud selline hästi puhastumine just kommunikatsiooni osas. Et nagu õhumullid või natukene krooksud või mingi niisugune, mis on nagu ma tean, et kui ma seda näiteks räägin tõde, siis mul tuleb ka see. Et selline puhastusprotsess on sümptomina minul tulnud, et selline aegutamine ja niisugune nagu voopuhastus nii-öelda. Ja see on väga hea. See on kalade ajastu puhastus osati ka. Kui sõbrapäeval kõik siin pani niisugused paarisuhte postitusi, siis mina värvisin oma peaukse valgeks üle. Värskendasin värvi. Mina, kes ma ei ole väga hea selline võib-olla käsitööline või selline remondi inimene,
aga kui ma olen seda teinud, siis ma olen teinud seda täie pühendumusega ja ma olen rahul tulemusega. See on omamoodi oli nagu teraapia mulle isegi. Värskendus selline kuur, võib-olla ka mingi sümboolne enne üleminekut, eks ju. Ja tutvun nende raamatutega ka jah, et pimekohtingu ja et niisugune lõbus selline, oled sa suhtes või ei ole suhtes, igatahes on see selline tore. Jälle puhastub mul. Et ma tunnen, et pärast sellist puhastusmisprotsessi või niisugune vabanemise, ma ei ütleks puhastamise, ma ütleks nagu vabanemise protsess. Mu teejuhid ütlevad, et pärast seda hakkab mul köhimised ja sellised nagu niisugused puhastumise mulksud, sest kui sa räägid tõde, siis blokeeringud vabanevad. Aastate pikkused blokeeringud. Ja pärast seda või selle ajal ma arvan, et mina olen juba selles protsessis, aga võib-olla osad veel ei ole, et kui sa tead, et sul on ka sarnased sümptomid, siis see on okei. See on osa sellest. Tea siis. Ja see on kalade ja veevalaja ajastu üleminek. Et sellised nagu tõeenergiad, tõelisuse, autentsusenergiad, otsekohesus, uued algused ja ma tunnen, et mina olen juba selle sees, need programmid, mis ma teen, näiteks e-kursused ja millest saad lugeda siin all infos, et selline vabanemine on või et nagu teadmiste nii-öelda edasi jagamine, et niisugune nagu selline puhastusprotsess käib, et see on nagu, kuidas öelda, nagu pehmel viisil häälestumine nii-öelda suuremaks jagamiseks ja oma inimestega jagamiseks ja muide, ma tahan ütelda, väga huvitav, et see läbi tuli. Ma tahtsin seda teiega jagada, aga ma unustasin ära enne. Vaadake. Kaktus ja unenäod. Nimelt sümptomina veel. Võib-olla kalade ajastu ja veevala ajastuga ülemineku suhtes ma olen märganud, tähendab mu tööjuhid on mulle siis tagastanud ka sellist infot, et jaganud, et kui üks vanem või vanavanem on teadlik, kuidas läbi unenägude mõjutada teisi inimesi või olukordi. Ja ta teeb seda strateegiliselt, ta teeb seda tihti, ta kasutab seda annet või oskust nii-öelda pigem isekalt ära, manipulatiivselt ära. Nende suhtes, kes ei ole veel sellest teadlikud, siis võib juhtuda nii, et tema armastatud laps või lapselaps võib jääda sootuks ilma oma unenägudest. Et tema laps või lapselaps, keda ta väga-väga armastab, kõige rohkem armastab, võib juhtuda, et temal intuitsioonikeskus blokeeritakse ära nii unenägudes kui ka reaalses igapäevaelus. Mul on toodud näiteid, elulisi näiteid selle kohta. See on tõsine asi. Inimene ei saa aru, et ta kuritarvitab teiste piire. Ja see ongi see, et mul on reaalne näide sellest, kuidas see on juhtunud, et kogu lapsest saati ei näe unenägu üks aine ja see, kes on kuritarvitanud ka nüüd temalt on nüüd veevala ajastu üleminekuga, nendest energeetika intensiivistumisega on võetud temalt ka see unenägudes manipuleerimise anne, oskus ära. Sellega, et tal on krooniline unetus, et ta ei saagi magada üldse. Et kõrgemad jõud blokeerivad ära. Õigemini tasakaalu jõud. Et on aru saadud, on läbi hammustatud ühest otsast või teisest otsast on kõrgemate jõududeni jõudnud selline info, et see on kahjustanud nii teda ennast, teisi kolmandaid osapooli, aga ka tema lähedasi, keda ta armastab ja sellepärast on see blokeeritud ära läbi tema. Tal on hoiatus andnud ja ta ei saa enam ressurssi, nagu ta varem on teinud läbi unenägude. Aga ta sai seda ressurssi
väga selles mõttes valel teel, et mille arvelt? Oma lapse või lapse arvelt. Sest ta rikkus loodusseadusi, ta oli manipulaator. Ta oli isekas manipulaator, ta rikkus loodusseadusi, ta tungis seaduslikult või ebalooduseaduslikult teise ruumi omakasupüüdlikult. Tegelikult on see sissetung kellegi nii-öelda ellu või nii-öelda teemasse. Mis ma tahan öelda, et valgustöötajad ja sina, oled see valgustöötaja või mitte, võiksid olla teadlik ka sellest, et kui sinu unenägudes on ikka regulaarselt midagi nagu täiesti nagu imelikku sekkumist, sa näed, et see ei ole päris nagu naturaalne, loomulik, siis teagi seda, et sul on vaja puhastada seda. Siis tea seda, et see võib olla sellest. Tõin sulle sellise elulise näite, kuidas kellegi kuritegu võib mõjutada kellegi teise sümptomit kogu eluks. Kas see jääbki nii? Ei pruugi. Seda on võimalik taastada sellel lapsel. See laps ei pea kandma oma vanemate või esivanemate mingit kuritegu. See tuleb tagastada sinna, kuhu see kuulub. Ja on võimalik, et ta intuitsioonikeskus, visioonikeskus ja unenäod taastuvad. See on võimalik, kui sa saad teadlikuks, mis selle tekitas. Võib-olla see kõnetab sind, millegi pärast tahab see läbi tulla. Ma tahan öelda seda ka, et arvatakse niimoodi, et inimesed, kes on kaotanud usu Jumalasse, nad ei usalda enam ei iseennast, elu, Jumalat, teisi. Ja siis nad võivad hakata niimoodi kasutama ebaseaduslikku või manipulatiivseid võtteid, et saada ressurssi. Aga kõiksus, see on kõiksustest neile. Nad võivad mõelda, et mõnda aega ma saan läbi sellega, et see töötab, keegi ei tea, miskit ei ole, ma olen õnnega koos, ma saan seda, mis ma tahan, ebaseaduslikul viisil. Rikun kõiki reegleid, liiklusreegleid, piire, loodusreegleid, kõik asju ma rikun ja ma olen võiduvees, eks ju, sõiduvees. Aga tea seda, et Jumal on tegelikult väga, või kõiksus, universum on väga kannatlik ja tasakaalujõud on väga kannatlikud, nad jälgivad, kuidas sa kohtled iseennast, teisi, elu, sündmusi. Ta kannatlikult jälgib ja vaatleb, kui sina isegi ei tea. Ja ta paneb kõik kirja. Kuidas? Et kas selle, nüüd eriti veevalajastus, sest ta on rohkem nii-öelda moes, et sa ei mõtle ainult iseendale, vaid mõtled ka oma lähedastele, ringkeskkonnale ja seda kõige kõrgemaks hüvanguks, mitte trauma bondi mämmutamiseks. Sest sellest saab tegelikult kasu ainult see, kes seda ärgitab. See, kes seda ülal hoiab, toidab. Veevalajastu aga on selline, mis äratab sind vastutusele, sinu tõelisele olemusele ja edasi minekule. Ja kõiksus Jumal, universum ja tasakaalu jõud jälgivad, kuidas sa igas olukorras oled. Kas sa käitud hirmu baasil, ellujäämisinstinktis ikka veel kalade ajastu omas, või sa tuled südame keskselt loomas uut ennast ja teisi austavalt. Veevalajastu liidrid on need, kes on need teised. Ja tihtilugu mõned, kes on veel vanas mustris kinni, ei saa sellest aru. Nad peavad seda üleolevaks ja nii edasi, kuid tegelikult see on edasiviiv jõud. See on konkreetsus, mina valin olla see muutus siin elus. Ja Jumal, universum, kõiksus, tasakaalu jõud jälgivad, et kui sa järjepidevalt teed midagi omakasu püüdlikult, mis on kalade ajastu madalamate energiakeskuste baasil ainult ellujäämisinstинktist, puudusteadlikkusest, siis tegelikult see inimene ei ole enam kasulik planeet Maale. Veevalajastu raames ta ei ole panuseks inimkonnale.
ja Jumal ja universum kõiksus vaatab väga rahulikult ja kannatlikult, et teab plussid ja miinused meie tegudest, meie mõtetest, meie sõnadest, meie tahtest. Kas see on puhas või see on manipulatiivne? Veevala ajastu ärgitab mõtlema suuremalt kui vaid meie ise. Ja see kõik toob kasu. Ma näen väga palju näiteid sellest, kuidas see toob kasu. Ja kui sa lood oma unistust või tähendab, kui sa täidad mingit unistust, mis oli nagu sinu unistus ka, aga sa tead, et kellegi teisel oli see suurem ja sa tahtsid lihtsalt võita teda. Ainult talle kättemaksus näidata, et näe, mina läksin sinust ees, ma tegin suuremat ja nii edasi. Siis see on see väga tühi tegu või tühjus. Selles ei ole chi paigas, eks ju, reiki paigas. Ta ei ela oma elu, ta elab ainult ärapanemiseks. Aga mis kasu tegelikult sellisest süsteemist või olendist tegelikult siin planeet Maa on? Väga suurt ei ole, ainult oma kasu. Veevala ajastu toetab neid, kes ei manipuleeri, vaid ärkavad ja võtad vastutuse suurema pildi heaks. Ja ka mina olen üks nendest, kes seda teeb, valed välja. White flag, golden heart, maatuum, tõeline mina on väga golden heart ja väga tähtis on, et sa tuleksid oma südamesse. Kui sa oled jäänud ekslema madalamate energiakeskustesse, ellu jäämisesse, tõuse südamesse. Kui sa oled liialt ühenduses oma täheperekonnaga ja ei tea veel oma eesmärki siin planeet Maal, kuku oma südamesse ja sa leiad selle. Või tule minu vastuvõtule. Minu vastuvõtule ja leiame selle sinu eesmärgi siin planeet Maa, mis on veevala ajastu essents. Ja reiki aitab sul ka seda teha, valed välja. Ma leian, et see valed välja tuleb sellest, et unenäo, strateegiline unenägudesse sekkumine, kellegi meelekeskusesse, intuitsiooni, visiooni, keskusesse tungimine kontrolli eesmärgil. See on kuritegu. Veevala ajastus on see kuritegu ja ma olen juba näinud, kuidas inimesi tasakaalu jõud ise lõikavad ära sellest nii-öelda andest või oskusest. Aga mina ütlen sulle, kes sinul võib-olla unenägudesse on sekkutud, et sa oleksid teadlik, et sellised asjad on reaalsed. Ja et sa loeksid ka rohkem selliseid lucid dreaming ja see on piiride rikkumine tegelikult, loodusseaduste rikkumine ja sellel on alati tagajärg, et krooniline unetus või ühtäkki enam ei saada kontrollida, sest keegi teine on see, keda taheti kontrollida, on liiga teadlikuks saanud. Ja siis tekivad reageeringud, et ma ei saa enam vanaviisi kontrollida sellisel saladuslikul, passiiv-agressiivsel viisil. Aga see on õiglane, elu on alati õiglane. Et mind your own business veevala ajastul, aga niimoodi, et kui sa otsustad, käi enesearengu teekonnal, vastuta oma elu ja olu eest, oma tervise eest ja jaga oma kogemusi nii, et kõik võidavad. Ja veevala ajastu hoiab sind sellises võtmes, mida sina vajad. Muutused on. Läks tõsiseks. Muutused on selles, et illusioonid purunevad. Ja seda oma kaardipakki ma õige pea täiendan ka reiki nendega. Et hea, kui sa põimid reiki oma igapäevaellu. Ja mul on nii hea meel, et ma saan teiega jagada neid teadmisi, mida mina olen kogenud, mis on mulle panuseks olnud. Ma jagan alati seda, mis on minus juba integreeritud, mis on mulle väga suureks panuseks olnud.
no igas võtmes, iga eluvaldkonnas, jah. Ja kui ma tean läbinisti, et see töötab ja see on tõde, siis ma jagan seda, sest see töötas minu jaoks maksimaalselt. Loomulikult see töötab ka teiste jaoks maksimaalselt. Ja igaüks saab sealt võtta just selle osa, mis tema jaoks parimal võimalikul moel töötab. Ja just õiges tempos ja ajal. Minu reiki praktik, ma olin kohe sellest vaimustuses, kui ma seda õppima läksin. Aga ajaga meistritase on mul küpsenud või need teadmised on veelgi sügavamalt nagu loksunud paika läbi kinnituste, elukinnituste. Ja seda ma soovin südames sulle ka. Ole endaga kannatlik, see läheb omas tempos, kui see on nagu siiruviiruline on see, jah. Reprogrammeering, iseenda reprogrammeering ja oma elu reprogrammeering. Tahan ka öelda seda, et mul on väga hea meel, et Vanilla Ninja võitis Eesti laulu, läheb Eestit esindama. See laul lihtsalt mulle väga meeldis. Finaalis olid laivis siiski väga suuri üllatajaid minu jaoks veel. Et see oli nagu tore, laiv on alati nagu super. Võib muuta kogu mängu, eks. Vanilla Ninja laul mulle meeldis kohe algusest kõikidest siiski ja ma jäin ka kindlaks sellele valikule. Kuidagi aeg on õige selle loo jaoks ja nii. Muide, kunagi 2003 aastal ma tegelesin hoopis muu teemaga ja see oli moekunst. Ma võiks öelda mitte fashion, mitte moelooming, moekunst, niisugune, mul meeldis ehitada selliseid lavalisi, abstraktseid show kostüüme. Mitte selliseid tavapäraseid, eks ju, mul oli niisugune kunstielement seal, näiteks nagu ruumiline niisugune kleit või noh, ühesõnaga tavaliselt mul olid sellised items, on ju. Ja ma osalesin Supernooval, Eesti suurim, sellel ajal Eesti kuumimas, suurimas moeshow'l, mis oli üleriigiline. Ja mind valiti ka välja sealt väga paljude taotluste osas, minu kollektsioon siis Angels Landing, inglid maanduvad on ju maa peale, selline üleni valge neoonikas, neoonvalguses kumav, ruumiline kostüüm, selline väga naiselik, õrn, ingellik, aga samas võimas, konkreetne, fokusseeritud energia. Ja tegelikult on nii, et selle konkursil oli siis 2 võitjat, nooremas kategoorias ja vanemas ja mina sain siis teiseks eriauhinna. Üks oli võitja esikoht ja teine oli siis eriauhind. Ja just mind üleriigiliselt valiti siis eriauhinna osaliseks. Vella Hair Product siis valis selle eriauhinna sellel aastal siis ja selle auhinna, ma sain nagu auhinna ja lisaks sai mingil üritusel Vanilla Ninja tüdrukud, kes oli siis algses koosseisus, esitlesid minu seda sama kostüümi kollektsiooni nende eraüritusel. Vella juukse, väga hea juuksetoote firma. Eriüritusel siis see privaat selline fashion show minu nende loodud kleitidega, nii et Vanilla Ninjaga ma tegin koostööd 2003 aastal, mis oli võib-olla nad alles, see oli algkoosseis, seega nad alles loodi siis või nad ise nagu lõid selle grupi siis alles. See oli selline algfaasis nii-öelda, et nii tore, et mul on hea meel, et neil läks hästi sellel võistlusel ja ma soovin neile kõike head selles osas, et see on võib-olla minu niisugune kokkupuude nendega varasemalt moeshow'ga seoses, niisugune tore lugu sinna, ma arvan, ma ei tea, kas nad ise mäletavad seda, nad olid nii noored siis, on ju. Ja minul on ka väga palju elus muutunud ja ma enam ei tegele moekunstiga ja nii edasi. Aga mind huvitab ja ma jälgin ikkagi Eesti disaine ja asju. Mul on hoopis nagu sisemaailma teemad, mida ma nüüd inimestega jagan.
ja see on sellist väljast sisse, kõik on omavahel seotud ja aitäh, et sa oled valinud mind oma teekaaslaseks sel elukestva enesearengu teekonnal. Ole hoitud, ole kaitstud ja ära unusta tellida endale kaaslane veel enne kevadet. Et pildid leiad siit postituste alt, minu YouTube postituste. Kui sa ei leia, küsi lihtsalt otse e-mailis, mis on siin kontaktinfos. Kõike head sulle, lähen nüüd paki järgi. Ise tellisin ka paki, nii et ilusat veebruari lõppu ja ära unusta Reiki kursus. E-kursus on veebruari lõpuni soodukas ja oraklikaardid ja versus visioonitahvel on samamoodi, algab märtsis, aga veebruarikuuni on soodukas. Broneeri juba ette. Mul kõik nii head kraami tahan teiega jagada ja olen juba jaganud, et mul endal on niuke vabanemise protsess sellest, sest ma olen seda nagu varasemalt olen endale hoidnud ja võib-olla ka üks-ühel klientidega nii-öelda jaganud, kuid nüüd ma teen seda nagu laiemalt ja ma tunnen, kuidas ma kohe nagu mingi vabanemine on, energeetiline kõnekeskuse vabanemine eriti. Ja minu puhul on see alati väga hea märk, see tähendab seda, et veel uusi asju tahavad tulla teieni, nii et olge lainel. Tulge järgige mu lehte. Mõndasid asju ma jagan siin avalikult tasuta, osad on tasulised, nii et küsi julgesti, mis on sinu jaoks, leia see oma ja kohtumiseni.